Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohke Debelak. Eesti asub pagulasküsimust lahendama täiesti uuel moel, teatab valitsus ja lisab, et Eesti on nõus vastu võtma ainult e-pagulasi. Sarnaselt e-residentidele on nüüd ka pagulastel võimalik ennast registreerida e-pagulaseks ja olla pagulane Eestis, viibides ise aga ükskõik millises maailma piirkonnas. Inimene ei pea füüsiliselt ise Eestis kohal olema, et olla Eestis pagulane. Paljud pagulased ei soovigi konkreetselt Eestisse tulla, vaid nende sihiks on teised jõukamad Euroopa Liidu liikmesriigid. Samas aga ulatab Eesti oma abikäe ning nii on paljudel pagulastel kindlustunne, et nad on ühe riigi ametlikud e-pagulased. Eestil on e-pagulastele piisavalt serveriruumi, et mahutada kuni 2 miljonit e-pagulast ja selliste arvudega oldaks ka suurte Euroopa Liidu riikide seas märkimisväärsel kohal. Eesti on nõus e-pagulase ideed tutvustama ka teistele pagulastele kimpus olevatele riikidele. Norra Nobeli komitee on aga esialgsete teadete kohaselt otsustanud anda Nobeli rahupreemia Ameerika Ühendriikide presidendina Donald Trumpile. Tegelikult on plaan anda presidendile iga kuu aja tagant üks rahupreemia tingimusel, et ta ei kohtu enam agressor Vladimir Putiniga, ei nimeta teda enam sõbraks ega ekstsellentsiks. Kui Donald Trump suudaks ettepanekust kinni pidada, oleks tal aasta pärast juba 12 rahupreemiat ja see oleks juba väga suur asi ja väga suur diil. Esimene Nobeli rahupreemia antakse Donald Trumpile üle juba täna Ameerika visiidil olevate Euroopa liidrite poolt. Ja Eestisse Siseministeerium ja Justiitsministeerium töötasid eilseks välja määruse, mis peaks senisest enam reguleerima eeskujulikult käitunud vangide enne tähtaegset vabastamist. Määruse üks osa keskendub lisaks vanglast vabastamise reguleerimisele ka vangi sattumise üksikasju, kuna inimese vangi panemine, tema seal kinnihoidmine, hiljem eeskujuliku käitumise eest enne tähtaegselt lahti laskmine toob endaga alati kaasa suure töömahukuse, majanduslikud kulud ja tihti ka ühiskondliku vastuseisu ja poleemika, annabki uus määrus politseinikele kuriteo paigalt täiendavad võimalused kurjategija kohtlemisel. Kui kurjategija pärast kuriteo toimepanemist käitub sündmuspaigal eeskujulikult, ei vägivallatse, on viisakas, allub käskudele, ei ropenda, ei ole tarvitanud alkoholi, siis teda ka ei arreteerita. Eeskujulikult käituvad kurjategijat ei ole ju mõtet vahistada ja vangi panna, kui ta sealt pärast eeskujuliku käitumise eest jälle vabastatakse. Määrus jõustub 1. jaanuarist. Riigikogus aga tuleb sügisel esimesele lugemisele seadus, mis lihtsustab oluliselt riigikodanike osalust seadusloomes. Seni on seadusi saanud osta ainult ettevõtted ja sedagi suurettevõtete või korporatsioonide tasandil. Kogu protsess on olnud ka kohmakas ja aeganõudev ja oma vähese läbipaistvuse tõttu haavatav korruptsioonisüüdistustele. Uudse e-lahendusel on alates uuest aastast kõikidel huvigruppidel ja üksikisikutel Riigikogu kodulehekülje vahendusel võimalik seadusi osta. Kodulehelt leiab siis ka üksikasjaliku juhendi seaduse või seaduse muudatuse ostmiseks ja pangalingid. Laekunud seadustellimus vaadatakse läbi, seejärel antakse teada sellise töö hind ja pärast tasumist pangalingi kaudu võetakse seaduse ka 2 kuu jooksul vastu. Seaduse ostmise võimalus otse parlamendi kodulehelt on revolutsiooniline uuendus nii tehniliste kui ka kõikide muude parameetrite järgi. Riigikogu netipood võib järgmise aasta jooksul seaduse müügiga sisse tuua enam kui 100 miljonit eurot. Ja uudis ka taskukohasest transpordiühendusest. Uued rongid on Eesti poole teel ning Elron toob pealtselt liinile uue rongi koosseisu, millist ei värvita nii nagu eelnenud ronge oranžiks, vaid kaitsevärvi ja digilaiguliseks. Välimusele vastavalt saab olema ka rongi nimi soodusrong number 1. Eetris olid uudised.